Suur valgus. Jesaja 9:2. Rahvas, kes kõnnib pimeduses, näeb suurt valgust. Neile, kes elavad sügava pimeduse maal, paistab valgus. Päeva sõnum. Kas oled kunagi tundnud sügavat pimedust? Enamik meist on seda kogenud ühel või teisel eluhetkel, kuid on olemas suur valgus, mis muudab täielikult meie vaatenurga. Vanas testamendist leiame mitmeid profeteeringuid tulevikusündmuste kohta. Jesaja raamatus on kirja pandud üks neist lootustandvatest pilguheidetest tulevikku. Rahvas, kes kõnnib pimeduses, näeb suurt valgust. Neile, kes elavad sügava pimeduse maal, paistab valgus. Jesaja 9:2. Selle salmi eel kirjeldatakse inimesi, kes elavad pimeduse maal ehk paganate Galileas, mittejuutide seas, kelle hulgas valitseb segadus ja lootusetus. Iisrael oli Jumala valitud rahvas, kelle kaudu pidi sündima maailma päästja. Kuid juba Abrahamile, juutide esiisale, ütles Jumal, et tema kaudu saavad õnnistatud kõik rahvad üle kogu maailma. Esimene Moosese 12:2-3, 22:18. See profeteering täitus Jeesuse Kristusega, Messiana. Kui ta ilmus, lükkasid paljud tema enda rahva hulgast ta tagasi, sest ta ei vastanud nende ootustele. Üllataval kombel võtsid aga mitmed usu kaotanud paganad Jeesuse vastu avatud südamega. Jesaja raamatus on veel üks tähelepanuväärne salm, kus Jumal ütleb Messia kohta: ma teen sind valguseks paganatele ning minu pääste ulatub maailma äärteni. Uues testamendis tsiteerib Matteus just seda Jesaja prohveti kuulutust, rääkides Jeesuse teenimisest Galilea mere ääres, kus elas palju paganaid. Ta mõistis, et see sündmus täitis Jumala sõnad Jesaja kaudu. See kõik on kaunis meeldetuletus sellest, et ükskõik, kes sa oled, kus sa elad, milline on sinu minevik või millised probleemid sind ümbritsevad, suur valgus on tulnud ka sinu jaoks. See valgus tungib läbi pimeduse, kõrvaldab varjud ja toob elu kõigile, keda see puudutab. See suur valgus on Jeesus ning ainult tema on meie lootus. Kunagi olime pimeduses, aga nüüd on meil valgus. Palve maailma valguseks olemise eest. Jeesus, tänan sind, et oled suurim valgus, mis hajutab sügavaimagi pimeduse. Aitäh, et lubad meil sind siin maailmas esindada ja annad meile oma püha vaimu, et elada sind austavat elu. Aita meil iga päev olla valguseks pimeduses, et teised võiksid näha sinu valgust meie kaudu. Aamen. Jumal, sina oled andnud mulle elu ja hoiad mind jätkuvalt. Mind alandab teadmine, et hoolid minust piisavalt, et mind aidata. Palun jätka mu elu kaitsmist, sest ma olen otsustanud järgida sind. Jeesuse nimel, aamen. Armsad vennad ja õed, kui teid tabavad mitmesugused katsumused, pidage seda võimaluseks suureks rõõmuks. Sest te teate, et kui teie usk pannakse proovile, saab teie kannatlikkus kasvada. Laske sel kasvada, sest kui teie kannatlikkus on täielikult välja arenenud, olete täiuslikud ja terviklikud ega vaja midagi. Jaakobuse 1:2-4. Millises eluvaldkonnas vajad täna Jumala rõõmu, jaga oma usku kui leinad. Kui oled segaduses, kui tunned end lootusetuna, kui ootad, et sinu rõõm tuleks, tea, et sa pole üksi. Täna Jumalat. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Johannese 3:16. Mõtle hetkeks sellele, kuidas Jumal on näidanud sulle oma armastust. Täna teda tema ennast salgava armastuse eest. Kutse liituma meie kogukonnaga Vaimne teekond, kui soovid olla osa toetavast kogukonnast, kus saad jagada oma mõtteid, küsimusi ja palveid, siis ootame sind rõõmuga meie gruppi Vaimne teekond. Liitu juba täna ja astume seda teed koos.